teisest Moosese raamatus kuulsime sõna, issand ütles Moosesele, vaata, siin mu juures on üks paik, astu selle kalju peale. Ja kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Teine Moosese raamat, millest see kirjakoht pärineb, kõneleb orjusest, pääsemise ja vabaduse poole liikumisest. Egiptuse orjapõlvest põgenemine Moosese juhtimisel pidi päädima tõotatud maale, oma maale ja sealsesse õnne ja rõõmu jõudmisega. Nii läks ka, kuid sellele eelnes 40 aastat eksirännakuid kõrbes, 40 aastat küsimusite esitamist, pettumusi, igatsusi, tülisid ja võitlusi, andeks palumisi ja leppimisi samuti. Mitmel korral selle rännaku vältel tõuseb küsimus, kas see rahvas ikka väärib seda vabadust? Kas ta väärib oma maad? Ikka on nende seas erinevate raskustega silmitsi seistes palju nurinat. Et oli meil siis vaja Egiptusest, orjapõlvest põgeneda. Nii mõneski mõttes oli seal ju lihtsam. Teised kamandasid, teised andsid toidupoolise, teised andsid töö ja meil polnud muud kui lihtsalt ära kannatada, hakkama saada. Kõht oli täis, peavari oli olemas. Nii mõnelgi korral tõuseb selle kõrberännaku, vabadusse rännaku vältel küsimus, ehk oleks parem sellel rahval jääda orjarahvaks. Nemad ei mõista vabadusega midagi peale hakata, nad ei oska seda tõeliselt hinnata. Ja siis on just Mooses see mees, kes palub Jumalalt uut võimalust ja on valmis kas või ise surema selleks, et see rahvas võiks pääseda vabadusse. Täna 100 aastat tagasi allkirjastatud Tartu rahulepingut on meie president Lennart Meri nimetanud Eesti sünnitunnistuseks. Eesti iseseisvus kuulutati küll välja pea 2 aastat varem, ent lõpuks see, kas too riik jääb püsima või mitte, kas ta saab eluõiguse või mitte, selgus vabadussõja käigus ja rahulepingu allakirjutamine andis selle kindluse. Jah, me võime alles jääda. Selliselt oli ehk vabadussõda meie rahva jaoks just nagu kõrbeteekond, rännak läbi raskuste, läbi võitluste. Ka küllap oli sealgi palju küsimusi, kas sellel kõigel on mõtet, kas me tõesti veame sellega välja, kas me tõesti peale kõike seda jääme alles, kas need kaotused on kõike seda väärt, mida see väike rahvas, see suure ja hoomamatult suure jõu vastu peab kandma. Ka see meie rännak oli oma kiusatuste, nõrkuste ja suutmatusega võitluse rännak. Viimselt oli ka ju Eesti eest sõdijaid, võitlejaid mõlemal pool rindejoon. Ainult mida see tähendab Eesti eest, mõtestati erinevalt ja erinevatest ideoloogiatest lähtuvalt. Ikka uuesti oli vaja selle kõige keskel küsida, aga mida me siis päriselt tahame? Kes me tahame olla, kuidas me tahame olla, millised on meie võimalused selleks? Lõpuks öeldakse, et üks suur unistus, mida rahvas vabadussõja järel kohe kiiresti täitma või teostama hakkas, oli oma talu, oma päris oma maa ja metsaga,
mida oma perega ise majandada ja korraldada sai. ja nii mitmeski mõttes oli see tõotatud maale jõudmine, päris vabaks saamine. Vabadus on midagi, mille suunas kasvatakse. See on väärtus, mille tegelikku tähendust tuleb tundma õppida. Ja selle jaoks ajas teatud teekond läbida, teatud rännak läbi käia. Siis saad teada selle vabaduse sisu ja hinna. Seda oli vaja teha Iisraeli rahval. Seda oli vaja teha Eesti rahval. Ja seda peame tegema igaüks ka üksinda. Kui ka mõni verstapost möödub, kuigi ka kuhugi juba jõutakse, lepingud alla kirjutatakse, vabaduse võib välja kuulutada, siis kasvamine selles suunas ometi jätkub. Me ei saa kunagi sellega lõpule päriselt valmis. Alati on ruumi kasvada vabamaks. Alati on võimalus süveneda tema tähendusse. Mooses nendel kriitilistel aegadel, kui rahvas kõikus orjuse ja vabaduse vahel, igatses näha Jumala auhiilgust, tema kirkust, tema vägevust, et saada see veendumus või see kindlus, et me oleme õigel teel, me peame edasi pürgima. Ometi palus Mooses midagi võimatut. Jumalat ei saa näha ja alles jääda inimene. Tema oma võimsusest, tema auhiilgus, tema vägevus, inimene ei kannata seda välja. See on liiga suur inimese jaoks. Aga ometi sellele Moosese võimatule palvele Jumal omal moel ka vastab. Vaata, siin mu juures on üks paik, astu sellele kaljule. Ja kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kaljul lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Ja kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant. Palgest ei saa Jumalat näha selja tagant, aga küll. Tema ligiolekut on võimalik kogeda, tema möödaminekut tajuda. Kas meie oleme valmis ütlema, et ka meie rahvana oleme asetatud siia paesele pinnasele otse kui kalju peale selleks, et me võiks kõige muu kõrval ka Jumalat kogeda, teda tundma õppida, teda märgata. Kas meie rahva saatus ei kõnele nii teinegi kord sellest kalju praos olemisest? Meid on justkui varjatud selleks, et Jumala ligidus võiks meid puudutada. Nii teinegi kord mõnes suures kitsikuses olles me küsime, miks me peame seal olema, miks me peame seda läbi elama, miks me peame sellest kõigest läbi minema, oleks ehk õige vastus, aga selleks, et me Jumalat võiks kogeda. Nendes kalju pragudes olemise aegadel, kitsikuse aegadel on tema ligimal kui kunagi varem. Teistmoodi ei olekski meil võimalik alles jääda. Nii küünlapäeval süüdatud küünaldel kui ka Tartu rahu aastapäeva puhul süüdatud küünaldel on meile jutustada ilmselt üsna sarnast lugu. Lugu Jumala tööst ja ligiolust ja sellest, et lootust ei tohi mitte kunagi jätta. Küünlapäeva küünlad meenutavad Jeesust Kristust, kes on tulnud meile tunnistama tõelisest ja jäävast, et me võiksime märgata, kuidas
Jumal on meie eludes, ka meie rahva elus ja toimimises ligidal. Kuidas ta on olnud seda 100 aastat tagasi, kuidas ta on seda täna. Ja Tartu rahu 100 küünalt kõnelevad meile sellest, kui tohutut suurt väärtust kannab eneses julgus, mis leitakse sellest teadmisest. Jumal ei jäta iial maha neid, kes teda tõeliselt otsivad, kes teda igatsevad, kes tema järele küsivad. Ka kõige raskematel aegadel tasub olla kindel, et meil on veel võitusid ees. Lõpuks kõneleb ka vabaduse ja rahu küünal meile Jumalast, kes on tahtnud, et me oleksime, et me alles jääksime ja edasi kestaksime. Aamen.